Nüüd, kui tiitelleht on tehtud, saab edasi minna töö järgmiste osade juurde. Peale tiitellehte järgmisel lehel on kohe kohustuslik pealkiri, sisukord. Ja pealkirjad kirjuta kõik suurte tähtedega, nii et lülita sisse caps lock klahv, muidu tulevad väiksed tähed. Caps lock läks sisse ja tuleb selline pealkiri. Sisukorda me praegu edasi teha ei saa, nii et sest sisu veel üldse ei ole. Ja jätamegi lehe tühjaks, aga koht on ette valmistatud ja lähme järgmise lehe peale. Jälle kohustuslik pealkiri, sissejuhatus. Mida täpselt sissejuhatusse kirjutada, see tuleb juhendajaga kindlasti läbi rääkida ja vaata ka seda eraldi videost. Ja läheme edasi. Kui sissejuhatus on ära, siis selle koha peal kohustuslikud pealkirjad katkevad. Nüüd tuleb töö sisu ja mis on töös kõige esimene pealkiri. See ikka oleneb väga palju tööst, nii et midagi kohustuslikku selle koha peal ei ole. Aga praegult õppimiseks ja harjutamiseks panen siia pealkirjaks teksti vormistamine. Ja valmistame need pealkirjad veel ette, mida meil edaspidigi vaja tuleb. Teksti vormistamine, piltide lisamine ja mängime, et nüüd hakkabki see väike loovtöökene otsa saama ja tuleb kirjutada lõpuks kindlasti ka kokkuvõte, nii et see on jälle üks kohustuslik osa tööst, kokkuvõte. Ja ka see pole veel kõik. Enamuses loovtöödes kasutatakse ikkagi mingisuguseid teisi materjale, kas kodulehti või raamatuid või mingeid ajakirju, kust saab kavandeid või juhendeid või retsepte või midagi kolmandat, neljandat. Ja kõik see, mis on kusagilt mujalt võetud ja kasutatud, see tuleb ilusasti ka ära märkida, kust kohast täpselt mida võetud on. Ja selle jaoks on meil olemas jälle kohustuslik pealkiri, kasutatud allikad. Miks see oluline on, see on jälle omaette pikem jutt ja praegult siia teksti vormistamise juurde seda ei kuulu. Nii, nüüd on pealkirjad olemas, mida hiljem saab kasutada pealkirjade ja sisukorra vormistamise harjutamiseks ja keri ennast tagasi lehele, kus on kirjutatud teksti vormistamine. Selleks, et saaks harjutada, ei hakka seekord ise teksti kirjutama, jätta pealkirja ja teksti vahele üks tühi rida. Mine Kuldre Kooli kodulehele, otsi sealt ükskõik milline artikkel, mis sulle meeldib ja kopeeri sealt üks jutt. Mina võtan praegult distantsõppe filmist 2 lõiku. Kopeerin, tulen dokumenti ja hakkan kleepima.
kleepida saab nagu ikka parempoolse nupu abil ja kindlasti võta kleebi ilma vorminguta. Muidu tuleb kaasa kujundus ja see rikub loovtöö harjutuse kujunduse ära. Ja tuli ilusasti nüüd Times New Roman, õige suurus, aga mis on valesti, on see, et parempoolne serv ei ole sirge. Sellest saab ju üle lihtsalt, märgin kogu teksti ära ja joondan mõlema serva järgi. Joondus, serv on sirge, aga näha on, et need read on hõredad, sõnadel on pikad vahed. Ja nüüd ei ole midagi muud, kui hakata siin siis natukene poolitama, et need read oleksid tihedamad. Ja proovin poolitada nüüd seda sõna viimast. Poolitamiseks panen poolituskohale klõpsu ja teen kriipsu ja teen tühiku. Nii, ei juhtunud mitte midagi, järelikult ei saa seda tihedamaks ajada. Nüüd on siis võimalus proovida järgmist riha tihemaks ajada, aga see ka eriti tihe ei tundu. Jälle tühik, poolitusmärk, tühik ja võt nüüd kohendas seda ilusasti ära. Vaatame, kas õnnestub ka järgmist sõna poolitada. Poolitusmärk, tühik ja poolitus. Nii, nüüd näeb tekst juba palju parem välja. Ja see, et siin nüüd jooned alla tuli, see on halb, sest see näitab, et justkui oleks viga, aga me ju teame, et tegelikult vigu ei paista siin praegu olevat. Siia on pandud 2 hüüamärki. Loovtöös seda kunagi ei tehta. Piisab ühest. Ja nüüd kleebin siia teise lõigu. Näitan veel üle, et lõikude alguses ei ole taandrida. See, kui te panete tääbklahviga, ei sobi. Ilma taandriata teeme seda asja. Loovtöö juhendis täpselt nii on öeldud. 1 tühi rida vahet ja kleebin kooli kodulehe pealt järgmise lõigu. Kopeerisin jälle parempoolse nupuga klõps, kleebi ilma vorminguta ja siin on juba tuli kohe alguses päris kenasti, et ei ole vaja seda paremat poolt sirgeks hakata ajamagi. Proovime, kas õnnestub poolitada. Õnnestus. Ja sõna muud ei anna poolitada, nii et jääb nii nagu on. Väga tasuks jälgida seda, et tekst oleks kohe alguses ära vormistatud. Nii õigesti kui vähegi võimalik. Et loomulikult saab kõike hiljem parandada ja teha, aga elu näitab, et siis läheb see töömaht väga suureks ja vormistamise puhul kipub ikka midagi 2 silma vahele jääma. Ja sellega võiks veel nüüd teksti vormistamise lugeda lõppenuks. Nüüd zoomin natukene välja ja vaatan, kas allpool, tagapool on ka kõik hästi. No ega ei ole. See osa, mis ma siia nüüd vahele kleepisin, see osa on lükanud kogu ülejäänud krempli alla,
aga pole viga. Tee siia piltide lisamise ette klõps ja tõmba see oma kohale tagasi. Sai palju? 1 enter. Backiga tõmbad, enteriga lükkad. See oli siis teksti vormistamine. Järgmises videos näitan, kuidas saab pilte lisada.